Väsimus autoroolis. Tänapäevased autod oskavad juhti mõneski toimingus abistada, aga see ei tähenda, et tohid end lõdvaks lasta. Roolis oli ohtlik vaenlane on väsimus. Igal aastal tapab väsimus Euroopa teedel ligi 4000 juhti. Silmalaud muutuvad raskeks, silmad hakkavad kipitama ja pilgutamine sageneb. Pead on raske püsti hoida. Keskendumine ja pilgu fokusseerimine muutub keeruliseks. Need on vaid mõned paljudest väsimuse tundemärkidest. Moodsad autod peavad sõiduaja üle arvestust ja soovitavad juhil teatud aja tagant puhata. Juht peab esimeste väsimuse tundemärkide ilmnedes kohe peatuma ja puhkama. Väsimuse peletamiseks on mitmeid ajutisi meetodeid. Võimlemine, kohvi joomine, šokolaadi söömine. Parim lahendus väsimuse vastu on siiski magamine. Moodsad autod võivad meie eest küll palju ära teha, hoida pikivahet ja sõidurida, kuid puhanud juhti need ei asenda. Seega, et mitte sattuda nende 4000 laiba hulka, veendu, et alustad sõitu puhanuna ja oskad väsimuse ilmnedes kohe tegutseda.